Tervist, head kuulajad, see on Mehed hakkame elama podcast, saade, kus räägime meestega, meeste teemadel, mehi huvitavatel teemadel ja üks asi, mida me siin alati hoiame, on see, et me oleme ausad ja otsekohased. Ja mul on rõõm tervitada sind, Taavi Kotka. Tere, Taavi! No tšau! Sa oled mees, sa oled paljulapselise pere isa. Ja mul on 4 last ja vist on kohane ka öelda, et sama naisega. Võib öelda, et me ei hakka siin midagi vastu ajama. Ütle, kui keegi küsib sinu käest või kuidas sa ennast tutvustad ise, kui sa ei oleks teinud ise või mina sinu asemel sissejuhatust, mis sa ise ütled enda sissejuhatuseks? No kõige tähtsam asja ütlesid ära, et ma olen pereisa, aga töö mõttes ma olen insener ja ettevõtja. Ehk siis selline ettevõtja, kellele meeldib teha täiesti uskumatuid uusi asju, mõelda välja midagi ägedat maailma jaoks. Sellepärast ma arvan, et sul ongi ka niisugune fännkond olemas, kes sind kuulab ja kui sa teed oma asju, siis sind tahetakse näha ja kuulda. Aga meie fookus on siin meheks olemine, meeste tervis. Ütle, kui sa sündisid siia okupeeritud Eestisse, eks ju, Nõukogude Liitu, siis kui rikkalik kaardipaks sul käes oli? Suhteliselt kehvake. Eks siis, sa alguses ju ei tea seda, kui head või halvad need kaardid olid, aga ühtist ma kaasa sain. Südameklapi rike, juba imikuna, eks, et kahinad on sees, tuleb välja, et klapp on ühehõlmaline, et on teada, et on ära opereerida, aga väikest last ei opereerita, et siis kuskil tulevikus. Ja see oli teada ka, et siis ei tohi sporti teha, et kõik suused pallimängud ja muud asjad on välistatud. Samas mind korvpall ikkagi nii paelus, et ma lõpuks ikkagi mängisin seda täie rinnaga ja täie tahtmisega, et kukku või surnud maha. Kui ta lapsel niisugune mure on, siis palun ärge laske lapsel midagi sellist teha. Aga tol ajal selle nii palju tähelepanu ei pööratud. Nii et ma mäletan, see vist 5. või 6. klass, kui sa mängid eestikatel, siis sa pead tegema kohustuslikus korras tervisekontrolli. Ja ma läksin sinna tervisekontrolli polikliinikusse, Paide polikliinikusse ja arst vaatas, ta ei isegi vaadanud sinna sellesse haiguslukku sisse, ta nägi, et see on mingi erimäristusega. Ütles, et nalja teed või? Et ma ei hakka lahti tegema, et uks on seal, sa ei saa mitte mingit tõendit. Ja ma olin meeskonnas põhimängija, ma nii tahtsin mängida ja ma mäletan, ma läksin läbi pargi ja ma nutsin lahinul, et ma ei saagi nüüd mängida. Aga nõukaaegsed treenerid olid ikkagi selles mõttes parajad shita pead. Et paatsutas ära, ütlesid, ega Paver ei mängi, mees mängib. Loomulikult ma mängisin siis edasi. Täna sul on see mure ära muretsetud või? Jaa, selles mõttes on klapp vahetatud, uus aort on ka loomne, Brasiilia veiselt, nii et kõik on korras. Tervisesaadet tehes ilmselt kuulajad ei annaks mulle andeks, kui nad ei puudutaks seda teemat, et sa oled saanud vähidiagnoosi, et kuidas sul sellega on? Elus. Selles mõttes, ega sealt midagi rõõmustada rohkem ei ole, aga see oli ammu muidugi, sellest on palju aastaid möödas, et oli vist 19, kui ma sain selle diagnoosi, mul isa oli just ära surnud, et see oli 2 pauku korraga. Et lümfivärk või Hodgkini siis disease või haigus on ju, et ravi oli raske, täpselt aasta aega kestis ja ikka niimoodi, et virakkude siirdamine ja kõik jutud sinna juurde ja tänapäeval on sellega lihtsam juba, et vist ravivad juba 97% Hodgkinist ära, et kui saate kui saate vähi, siis ärge püssi põõsasse visake, et ikkagi Eesti arstid on niivõrd head, et enamus tuuaks ikkagi koju ära, et ei lähe sinna teispoolsusesse. Aga selles mõttes ta muutis seda mõtteviisi. Ehk siis see mõtteviis, et kauaks need aastad on, et mingi legasse peaks endast maha jätma, eks, et mul oli haiglas hästi palju aega mõelda. Ma hilisemalt eluetappidel on ka ikkagi sattunud haiglasse aeg-ajalt. Ja siis kui sa mõtled, sul on aega mõelda, siis sa teed mingid radikaalseid otsuseid. Ja minu jaoks oli see, et ma muidu õppisin ja töötasin Tallinnas, aga ma teadsin, et see, mismoodi tarkvara toona tehti maailmas, et see on vale,
ja et mul on vaja mingit, mul on idee, kus tarkvara õigesti peab tegema. Ja siis minu Treffneri-aegne pinginaaber oli just asutanud uue firma nimega Webmeedia, mille täna nimi on Nortal, eks, ja ütles, et kuule, et aga tule ja me anname sulle vabad käed, et tee oma ideid nii kui tahad, on ju. Ja selles mõttes ülimad tänud, on ju, sest kokkuvõttes, me olime tudengi ettevõtte ja 3-4 aastaga olime number 1 Eestis, on ju, et selles mõttes sa võtad nagu, ma üksin kõik kõrvale, mis ülikool, milleks? Kurat, suured varsti ära ja milleks seda ülikooli vaja on, või umbes, et mul oli keskkooliaegne tüdruksõber, et mis enam oodata, jokutada. Abiellume ära ja hakkame kohe pihta, et siin ei ole nagu, mis kurat, valikud elus, on ju, et aeg on jumala vähe, tuleb tegutseda. Mehed hakkame elama, siis sa hakkasidki elama. Ma hakkasingi elama, jah. Aga just selles mõttes nagu kannustavaks jõuks oli see mitte, et põletaks lained ja ma ei tea, paneks alkot ja suitsu ja nii edasi. Kusjuures ma ei suitsetanud ei ole kunagi. Alkoholi olen küll tarbinud palju, aga suitsetanud pole kunagi. Et siis elama tähendus pigem just selle sama legacy tekitamist, et oleks nagu mingigi nagu jääks sinust midagi maha siia maailma. Kus sa said, ega see ei tule lihtsalt, ma kujutan ette, et sul oli kütust nagu lõputult palju ei olnud, eks ju, et sa pidid ikkagi nagu ennast päriselt kokku võtma. Et mis sind toetas selle kõige elluviimisel? Ei, kui sul on eesmärk ees ja sul on meeskond ümber, alates elukaaslasest, töökaaslastest, sõpradest, kes me olime kõik sõbrad samas ettevõttes tööl, töötasime ühise eesmärgi nimel, me teadsime, et me teeme midagi ainulaadset ja klientidele see meeldis, on ju, et pluss, kui sa tuled suht vaesest perekonnast ja hakkad tegema tarkvara aastal 2000, palgad on juba siis kõrged, eks. Ühel hetkel sul on uhked autod, riided, kõik selle pärast, et sa saadki Eesti keskmisega võrreldes 4-5 korda rohkem palka, eks. Et ühelt poolt oli see ülipõnev teha seda kõike, teistpidi oli see ka väga tasuv ja kokkuvõttes, jällegi, kui sa oled insener, tarkvara puhul me ei näe seda, me ei saa seda füüsiliselt katsuda, eks, aga sina tead, mis sa teinud oled. Ühesõnaga, et kui sa ikkagi ehitad süsteeme, mida pärast kasutavad miljonid inimesed ja sa tead, see on sinu looming, eks, et suhke tunne. Aga kas tervis ei ole või tervislik eluviis ei ole ka midagi samasugust, mis on kuidagi käega mitte katsutav, et sa ei saa ju tervist kuidagi otseselt nagu käega katsuda, see on mingi seisund või mingisugune diagnoos, et kas, ja sa ütlesid, et sulle meeldib asju mõtestada nagu ümber või luua, kuidas sa tervist siis toona ja täna mõtestad? Selles mõttes anname ikkagi asu, et 20-aastane või 30-aastane inimene on ikkagi idioot tervise koha pealt. Kas peab nii palju jooma? Et meie lõõgastumine tavaliselt oli selline, et me reede õhtul jäime ennast maani täis. Laupäeval pool päeva pidasime pohmakat ja laupäeval õhtul läksime tööle jälle ja siis lasime järgmine reedeni. Kui sa oled nii noor, sa pead kompenseerima oma rumalust sellega, et sa töötad rohkem lihtsalt. Eks, et magasime vähe, töötasime palju, loomulikult tappis kõik, on ju. Ma mäletan, mul on vanemas eas sõver, Jaan Puusag, kes on täpselt 10 aastat vanem minust. Kui mina olin 35 ja tema on 45, siis ta oigas ja ägas seal mingit seljateemat ja nii edasi ja tervise teemat, tahaks mingi startupi investeerida, mis tegeles tervise teemadega, mis asja sa teed, et me oleme nii noored alles, et millega me tegeleme, on ju, et läheme parem joome natukene, on ju, et inimene ikkagi saab aru 40-ndates. Et tervis on tähtis, uni on tähtis, alkot peab piirama, suitsema apsi mõttetu asi, on ju. Et see mõtestamine, miks sa pead üldse elus olema, on tulnud mul ikka 40-ndates. Ja pead elus olema ainult ühe asja pärast. Nii. Lapsed. Sinna ma tahtsingi jõuda, sul on 4 last, sul on põhimõtteliselt 4 sellist inimest, keda nagu väga tugevalt sa saad mõjutada, pluss veel, ma ei räägi nendest inimestest, keda sa mõjutad oma telesaate või oma ettevõtmiste kaudu, eks ju. Et kuidas sa enda seisukohti liikumises, tervises oled jaganud? Sul on 4 last, nad on väga erinevas vanuses, eks ju, sa oled saanud erinevaid meetodeid kasutada. Et kuidas see süsteem käib sul? Siin on 2 poolt nüüd. Üks pool, kuidas ma ise, mis ma endaga olen teinud, ja teine pool on, mis lapsed teevad, eks, et
see, et kõik lapsed peavad käima trennis ja saama tasakaalustatud toitu ja ikkagi seda tunnet, et noh, ma ei tea, suhkrujoogid ei ole okei, on ju, et seda me oleme suutnud peres hoida ikkagi päris okeis tasakaalus, ma arvan, et nad on kõik, õnneks ka emasse muidugi, kes on kitsakad ilusad. Et aga ise, noh, IT-töö on istutöö, eks, et ka sa arvuti taga istud, on ju, ja istud oma tagumiku laiaks, et minu jaoks, mulle õudselt meeldib golf. Sellepärast golf, et kuna mul oli see südameprobleem, et siis ma muud sporti teha ei saanud, kui mängida golfi. Ja sa ikkagi kõnnid seal 4,5 tundi järjest. Et noh, kui keegi ütleks sulle, et tavai, et laupäeva hommikul, et kõnnime Lasnamäelt laagrisse, on ju. No, päev juttu ja kõnnime, on ju. 100 kukele, on ju. Mis 10 kilti niisama või mingi pondita või. Mitte mingil juhul. Aga läheme võtame kaikid ka kaasa ja taome seda palli samal ajal, on ju. Muidugi lähme, on ju. Et noh, kuigi selle ringi jooksul sa teed võib-olla seal ainult 80-90 lööke, et ülend on kõndimine. Et selles mõttes golf on mind päästnud ja säästnud ja nüüd, kui see südameoperatsioon sai tehtud, et siis tuli ikka raketimängud tagasi. Et padel muide on väga äge, et need inimesed, kes ei ole kunagi tennist päris selgeks saanud, et padel on väga hea asemik, et ei nõua palju. Aga kui palju sa teed sporti koos oma lastega või oma naisega? Me käime praegu iga nädal 3 korda nädalas trennis ja 1 korra võistlustel. Ehk siis minul on, meil liikumist on siis 4 päeval nädalas. Jällegi, see saab kohe pihta, nii kui on mingi välisreis. Siin oligi vahepeal jälle olin Londonis ja Soomes. Ja siis on kohe augud sees, eks. Et aga ja kui nii palju kui on võimalik, siis ma teen seda ikkagi perega koos. Ja lapsed, mõlemad vanemad poisid mängivad väga kõrgel tasemel korvpalli. Viimsi korvpallikool on väga tugev. Tütar mängib ka raketimänge. Üks poist meil ongi päris spordi peal, see on ikkagi lisaks korvpalliga tennis. Ja päris pisike, see on alles ju 5-aastane, nii et sellega, see on niisama hõljub ringi ja on tubli. Aga ütle, kas see, me ju ikka tahame anda oma lastele parimat osa endast, et kas see koos tegemine on see, mis tekitab neil siukse alateadliku soodumuse seda ise jätkata? Me ei ole see perekond, kes käib koos lastega jooksmas. Või et me teame, et nüüd täna õhtul või see nädal meil on sammud tegemata, et me läheme kõik välja, et ikkagi see, et neil peab olema piisavalt kohustuslikku koormust, mis tuleb trennist. Ja kui me teeme perega midagi teeme, siis aga me ei tee seda sellepärast, et et nüüd on natuke vaja koormust juurde saada ja see koos jooksmine või koos toimetamine, see ei ole eesmärk oma ette. Et kõigil on lihtsalt oma kohustus käia koolis, käia trennis. Ja. Ütle, kuidas sa ise ennast distsiplineerid, et elu viib sind reisidele, et kuidas sa seda oma rutiini hoiad, et mis su prioriteedid on? Et kui sa oma kalendrit paned, et kas sa paned sinna sisse selle liikumise või lähevad koosolekud enne või kuidas sul see käib? Ei, ma ikkagi olen ettevõtja selle koha pealt, et business comes first. Ehk siis, kui on vaja äri teha, siis esimene, kus äri saab kompromissi, on pere. Et ma ei ole nõus tegema nädalavahetustel enam tööd, nagu ma vanasti tegin, eks, et või õhtud hilja, et kui sul on vajalik õhtuseks, sa lähed sinna, aga sa ei planeeri seda enam nagu teadlikult, et ma võtan nüüd õhtu arvelt, võtan siin aega juurde endale. Ehk siis business comes first, siis on pere ja siis tuleb alles see oma liikumine, mis tähendab seda, et kui ongi jõuluperiood, palju on igast üritusi, sport kannatab, on. Ja see ongi minu jaoks kõige suurem mure, sellepärast, et kui sul isa ära sureb suht noorena, mina olin juba 19, selles mõttes nagu, ei tohi niimoodi öelda, aga ei ole veel nii hull, et sa oled juba nagu suur inimene, eks. Mul oli samas väike vend, kes oli minust 11 aastat noorem, 8, tema kasvas isata. Ja isegi ma seda väikselt ennast isegi räägin, ma isegi enda pealt vaatan, et sul ikka on isa vaja. Et kas või seda, et kui sa elus saavutad midagi, et vaadata oma isale otsa ja et näed, vaata, millega ma hakkama sain. Positiivses mõttes või negatiivselt vahet pole. Et see isa kuju olemasolu, isa vajalikkus, et see on niivõrd suur,
ja see nagu pekki keerata selle pärast, et sa nagu ei suutnud pudelit suu pealt ära võtta või suitsetasid oma kopsud vähki täis, on ju, et see ei ole seda väärt. Ja minul oleks nagu, ma arvan, suurim probleem ongi selles, et kuidas saada näiteks ma kindlasti ei ole alkohoolik selles mõttes, et ei ole nagu mingit vajadust nagu viina juua, midagi sellist, on ju, aga kuidagi väga lihtsalt tuli see, et kuule, aga õhtusöögi kõrvale klaas veini, on ju. Kui sa iga õhtu võtad õhtusöögi klaas veini, siis meditsiiniliselt oled sa alkohoolik, on ju. Ja näiteks sellistest asjadest hakata nagu endaks nagu läbi mõtlema, et ei, murram ära, enam ei võta. Et nüüd ongi paus. Kuu, ütleme, üle kuu mina ei ole suutnud. Et ja see on nagu, ütleme, Eesti ühiskonnas ikka raske, sul on ikka ümberringi külla lähed, kui sa ei joo, siis sa oled jobu, on ju, et sellega nagu, või selles võitluses nagu toime tulla, või ütleme, mis isegi jobu, nagu teed sporti, sauna, pärast võtta purgik õlut, on, see on tundub kuidagi nii loomulik, eks, et seal nagu sellised nagu murdumised ära teha üliraske. Aga kindlasti, mida ma olen nüüd suutnud vähendada vähemalt enda jaoks, on need joomised, mis ei ole klaasveini, vaid olid nagu pudel või kaks, on ju, et neid enam ei ole või neid on vähem. No see on tegelikult, me siin neid saateid tehes on käinud läbi see, et murra oma need traditsioonid puruks, et kui sa istud teleka ette ja sul tuleb see õlu lahti, on ju, aga murra ära, vaata lihtsalt telekat või pea 2 joogi vahel 3 päeva pausi. Maksale väga hea, Maks naerab ja on õnnelik pärast seda, et see on hästi vajalik ikkagi see, et mõlemad pooled peres peavad seda tahtma, et mul ikkagi päris tihti olnud seda, et ma ise isegi loobuks sel õhtul veinist. Siis vaatad, naine istub seal teleka ees, väike juustutaldrik, veiniklaas on ees, see kõik on nii ahvatlev, et ma olen valanud endale ka, on ju, et me oleme ikka teinud kokkuleppeid selles, et me siis, kui on paus, et mõlemad siis hoiduvad. Ja teine asi, mis on väga hästi aitab, on see, et külmkapp on tühi. Meil on eraldi veinikülmik muidugi, on ju, aga mingi oligi, et ühtegi veini enam ei ostnud, külmik on tühi, et ega me ei hakka nüüd poodi minema selle pärast, et veini juua, on ju. See muidugi ei hakka, on ju, et keegi viitsi minna, et see töötab päris hästi, et loobu sellest alkoholi kodus, on ju. Aga jah, see teine, mis on muidugi hästi oluline, mis on kainestav selle koha pealt, on teha kord aastas täisvereanalüüs. Ehk siis see kainestab ka. Minul kolesterooli tase 5,1, 5,3, 5 on see piir, kus juba on nagu halb, on ju. Ja mingi näitajad seal veel, selgelt seotud alkoholiga. Võtad alkoholi maha, lähed teed 6 aja pärast testi, pilt on nagu ööpäev. Jällegi, mida sa nagu, alkohol on aeglane surm, on ju, et mida sa nagu seda paned. Ja ma väga ütlen, et ma tahan õudselt rõhutada seda, et ma ei ole siin selline inimene, kes üldse saaks kirjutada sõnumilehte, kuidas ta, ma sõna otsa mõttes alkoholismist välja tuli, et mingisugune näitleja näide on ju, et kindlasti mitte. Ma olen see 2 klaasi vend, on ju, aga see 2 klaasi on ka tegelikult palju. Et selles mõttes sinna, praegu ongi, mul on homme arstiga läbivaatus, tuleb välja, et veres oli ka palju kaltsiumit, et kui ma ära ei tapa, aga kui praegu sellega ei tegele, siis on 10 aasta pärast liikumise ja spordi tegemisega nagu halvem. Kurat, jumal tänatud välja tuli, lähme kohe, teeme ära, teeme korda, 2-2, on ju vaja natuke väikselt midagi siin kaksata, muuta. Et selles mõttes tasub nagu sinna endasse ikkagi investeerida see paar tundi siin aastas, on ju. Ja ühelt poolt jällegi sama, ole oma laste jaoks elus, mis on väga vajalik. Ja kui sa mul elus oled, sulle paneb niimoodi elus, et sul endaga tore on, et mis mõte on olla nagu haige selja või liigestega, et midagi teha ei suuda, on ju 60 käid raamiga, on ju, et milleks, et hoi ennast liikumises ja elus. Väga tore. Ütle, kui palju seda sama filosoofiat, mida sa, või mitte filosoofia, tõekspidamised, ma ei tea, mingid rusikareeglid, kui palju su lähedased, need inimesed, kellega sa iga päev suhtled, need mehed, seda sama jagavad? Minul on hästi sportlikud sõbrad, ehk siis nendega võrreldes mina on ikkagi täitsa nagu jobu, on ju. Muidugi ma olen ka vist ainukene, kes peamiselt käib veel
tööl nii-öelda, et enamus ikkagi töö on üks elu osa, aga ta ei ole peamine, et nad leiavad väga palju aega sportimiseks, käivad suusatamas, jooksmas, golfi mängimas, mängivad raketimänge, selles mõttes mul on vedanud, et ümberringi, ümbritsevad sõpradest ma olen ikka üks laisemaid. Et nad inspireerivad kindlasti. Kui palju sind inspireerivad su lapsed, kui sa näed neid viskamas Viimsi korvpalliklubi eest tippskoore? See on kahe otsaga asi, et just nädalavahetusel oli, et mul siis number 3 laps, poiss mängib Viimsi U12 koondises ja nad on sellega Eesti parim sats ja isegi Balti liigas on nad top 3, eks. Ja see on ikka uhke tunne ja neid, nad käivad Lätis mängimas peamiselt, lätlastel on niivõrd hea kvaliteet, et sul on YouTube'ist ju otse ülekanded mängudest. Ja ilma naljata nagu kraamamänge ma ei viitsi vaadata, aga seda 12-aastast debatti liigat, ja kus sa näed, kui Läti kohtunikud jätkuvalt ikka vilistavad ainult omadele, et ikka silm punnis vahid, ja ikka on tore vaadata, kui ta hästi mängib. Aga kogu aeg on vasardanud ja me oleme ka abikaasaga kokku leppinud, et me ei kasvata sportlast. Ehk siis, kui laps tahab, teeb, ja kui enam ei jõua, selles mõttes nagu miinimum peab ikka ära tegema, aga et ei ole seda, et ma nüüd kasvatangi endale korvpalluri. Üks pool on kindlasti see, et tal on pikkuse probleemid, et ta ei ole nii viisavalt pikk, võib-olla läheb veel käima, ega veel ei tea, on 12 alles, aga teine asi on ikkagi see, et ka tippsport on ikkagi tervise tapmine ja me ikkagi tahaks seda enda perele, et nad kõik saaksid nendele meeldiva hea hariduse ja elu käima nii, et on töönauditav ja on piisavalt raha, eks. Ütle, kas sa ütlesid, et business comes first, kas sa mingil hetkel plaanid seda ümber hinnata ka? Või sa oledki lihtsalt nii paadunud? Ei ole. Mul on tegelikult seda otsust ju oleks võinud teha juba 10 aastat tagasi, rohkem, kui ma sealt Nortalis lõpetasin ja maksed maha müüsin, aga insener ei suuda, tal on vaja ehitada ikka midagi. Ja kunagi naisega leppisime kokku, et kui me oleme 45, mina 45, tema on 25 muidugi eluaeg, et kui mina 45, et siis tõmbame joone, et läheme teise moodi, et ühesõnaga, et käimegi, et sul mingid hobid on ja mingid nõukohad ja nii edasi ja meil on ju ma arvan, 7 või 8 erinevat äri, mis tegutsevad meie pere ärisüsteemis. Aga ise võtame rohkem aega enda jaoks. Nüüd täna on selge, et 45 see veel ei ole, et äkki on 47. Okei, sul on 4 last, 1 naisega, ise ütlesid abielus. Kuidas sa oma suhet hoiad värskena pärast pikki aastaid? Sa oled 4 last üles kasvatanud, kõvasti tööl olnud, aga kuidas sa hoiad seda sparki, seda tuld küdamas? See on kusjuures hästi valus teema, et mitte, et see sparki ei oleks. Aga 4 last ma ei ole üles kasvatanud. Minu kõige vanem laps on 16, kõige noorem on 5. Mis aeg, kus see 5 magab? Jah. Vaat just, jah. Seal vahel, jah. Ja sebib ja sahmib ja siis ma ärkan öösel üles ja siis ma ei saa seal magada, siis ma lähen teise tuppa magama selle pärast, et saaks rahulikult magada. Mismoodi suhtele mõjub kõik, et see ei ole, see on ikkagi karm pingutus ja ütleme, vanemad lapsed käivad kõik reaalkoolis, see pole ka mingi meelakkumine. Ehk siis sul on töökohustused, perekohustused, siis sa õpid nende lastega, et lõpuks on kõik väsinud ja kui kõik on väsinud, siis ütleme niimoodi, et ega sealt väga ruumi üle ei jää. Nii et mingisugust romantilist kurameerimist. Ei, mis millal, see on see, et teeme, lähme mõlemad, võtame jälle selle juustutaldriku ja veinipokaali sinna teleka ette ja siis on hõbenid mõlemal nurgas ja magavad, selle asemel, et romantikat teha, et selles mõttes eks see abielu kooselu ongi raske, ja tahabki kompromisse ja meil on muidugi üks asi, mis meil on, mida me püüame teha, et me käime koos, siis isegi mul on tööreis, et tuleb kaasa.
et ongi siis Londonis koos või kus me oleme, on ju, et ta tegeleb selle oma asjadega ja siis on see nii-öelda meie aeg seal, on ju, et see on ettevõtjal on see väga valus küsimus, jah. Kuidas sa iseenda isiklikku vaimset tervist hoiad? 4 aastat on riigisüsteemis, on ju, et pärast seda seda terast ei võta miski enam, on ju. Et sa oled ikkagi kriitika suhtes nagu labiilne täiesti, on ju, et eks siis vaimne tervis, ma isegi ütlen, et see jällegi see raadiokuulaja kõlab nii halvasti ja kui sul on piisavalt raha, et sul tead seda, et sa võid iga hetk nagu lasta lahti, et jah, sa näiteks proovisid või ütleme, mingi äri tule välja, mis iganes, sa pead kahjumi korsnusse kirjutama. Kui sul on see nagu tagasikukkumise padi, et inglise keeles on selle asja nimi fuck up money, et sa võid ükskõik kellele öelda, et tead, ma enam ei viitsi, aitab, ma lähen. Et kuigi sa ei tee seda, aga see teadmine, et see on sul olemas, et see teeb see teeb nagu sul on palju lihtsam stressi taluda, sul on palju lihtsam endaga toime tulla ja nii edasi, eks, et kui sul seda raha ei ole, et siis nagu sul on töö, mida sa võib-olla ei armasta, sul on stress, sa tead, et sul on vaja pere üleval pidada, kui ma siit nüüd minema jalutan, mis siis saab, on ju, et ma ei tahaks tunda seda tunnet. Et selles mõttes ma ei ole kindlasti hea näide ja müts maha nende ees, kes nendega sellises situatsioonis peavad olema, on ju, et jah, kus ma ütlen, raha ei tee õnnelikuks, aga kuidas see lause on, et Mercedeses on parem nutte kui Raporosetsis. kui sa niimoodi ütled. Aeg lendab armutult. Mul ei ole Mercedes lihtsalt. Sul on kindlasti olnud? Ei ole. Okei, see selleks. Aga anna mulle siia väike nõuanne, võtame korra kokku selle Aeg lendab armutult. Mis sa teed oma füüsilise ja vaimse heaolu tagamiseks ja tasakaalu hoidmiseks? Proovime kuidagi kontsentreerida mõned märksõnad siia ritta. Vaim on ikkagi see, et perega peab olema kõik hästi. Et ma lähen täitsa tasakaalust välja siis, kui mul on töö juures kiire aeg ja pere vajab tähelepanu ja siis selle kõige juures ma enda uni kannatab, eks, et uni on ja unerahu on ülioluline. Und ei tule või uni on katkendlik 2 juhul. Kui sa jood või sa teed sporti. Et kui sa teed sporti ja jood vähem, siis on ka uni parem, et siis on juba nagu tegelikult võimalik kõike saavutada, eks, et ekstra midagi oma vaimu hoidmiseks, mingid eksirännakuid Hispaanias ei, mul seda vaja ei ole. Küll oma kalli sõbraga, äripartneriga aeg-ajalt metsas käia lihtsalt matkamas on ju tore. Aga ei, perega piisavalt aega, natuke endale füüsist ikkagi, et need 10 000 sammu nädalas keskmiselt päeva kohta tuleksid kokku, on ju. Et see on ikkagi tähtis. Ja jooma peab vähem. Vähem jooma, rohkem liikuma. Aitäh! Te kuulasite Mehed hakkame elama podcasti. Taavi Kotka oli minu külaliseks. Aitäh, et sa leidsid aega ja iga nädala reedel on üks uus osa kuulamiseks olemas. Nii et 1000 tänu, liikuge rohkem, jooge vähem.